Kitsepoiss Varro ja kitsepoiss Rain läksid kord Põlvamaalt Tallinnasse suuri tegusid tegema. Neil oli heakskiit Tallinna tulekuks saadud seapoiss Martinilt, kelle isa Mart oli pikaaegne Vene agent. Suures plaanis oli nende plaan Eesti Vabariik venelastele maha müüa. Selleks vajasid nad ullikesi, kes Mardi ja Martini valeinfot levitaksid. Ullikesi Eestimaal aga jagus ja nii saadigi kokku korralik loomaaed. Punti võeti ka krokodillipoiss Anti, kes oli Eestist pärit, aga väidetavalt hoopis Poolas metsas sündinud immigrant. Loomad tegid oma partei heaks meedias igasugust tsirkust ja see tõi ka tulemusi. Seapoiss Martin karjus meedias kõige kõvemini ja kohati jäi mulje, et ta karjub nagu siga aia vahel. Siis tuli aga rahval meelde vanasõna, et kes kõige kõvemini karjub, sellel pole õigus. Nii löödigi nende loomaaed Eestist välja ja enamus otsisid Venemaal varjupaika, aga krokodillipoiss Anti läks tagasi Poola metsadesse uitama.